Mina olen füsioterapeut Georg Laasik ja tulin endale uusi vibrameid ostma. Praeguseid olen ma kasutanud 2 aastat, kuskil 400-450 trenni. Nii et need on oma aja ära elanud ja nüüd tulin siis uusi sama häid asemele otsima. Ja kindlasti paljud küsivad, miks just vibramid, siis alguses oli see ausalt öeldes puhtast huvist, et nägin selliseid huvitavaid jalanõusid ja tahtsin just võimalikult nii-öelda minimalistlikku jalanõud trenni tegemiseks, mis siis minu puhul on peamiselt siis jõutreeningud, jõusaal, jõualad ja siis kergemad sisetreeningud sinna lisaks. Ja just avastasingi, et ikkagi teatud kaalust alates või teatud raskusest alates ei ole enam hea mõistlik teha väga paksu tallaga jooksu jalanõuga, sest et kannad hakkavad seal sees ujuma ja suurem energia läheb siis juba selle enda püsti hoidmise ja selle ujumise takistamise kui harjutuse sooritamise peale. Ja ostsin siis proovimiseks endale kõige minimalistlikumad vibramid ja peale väikest harjumisperioodi jõusaali olen ma tegelikult väga rahul ja soovitan kõigile, kes tahavad proovida just sellist minimalistlikku lähenemist. Paljude jaoks tekitab väga palju hämmastust see vibrami välimus, et miks seal need varbad niiviisi eraldi ja laiali on. Aga tegelikult inimese jala loomulik asend ongi selline, et tal on varbad rohkem laiali, tänu sellele on see toepind suurem ja tegelikult selline varbad laiali asend on ikkagi loomulikum inimesele, et need inimesed ja need hõimud, kes ei ole jalanõusid kandnud, selliseid läänelikke kingasid, neil on kõigil varbad hästi laiali ja täitsa huvitav on see, et mõned teadlased ka väidavad, et sellepärast nad nii hästi maratone jooksevadki, et nad on harjunud kõike paljajalu tegema ja neil on jalad ja varbad jooksmiseks justkui loomuliku kujuga. Ja minul isiklikult ütlen ausalt, et ma tunnen, et natukene need tavalised jooksujalannõud võib-olla ahistasid. Et väga paljudel eestlastel ongi see jala esiosa, siis see jalalaba ja vist kutsutakse seda karbi osaks, on nagu hästi lai. Et minul on hästi raske olnud tänu sellele siis jalanõusid leida, aga vibramid selles suhtes sobisid mulle väga hästi, et isegi minu lai jalg mahtus sinna väga mugavalt sisse. Kui nüüd osta endale vibramid ja neid ei ole varem kasutanud, siis tegelikult alguses võib tekkida probleeme jalgade ülekoormusega. Et selles suhtes mina isiklikult soovitangi vibrameid nagu sisse harjutada. Et kanda alguses mõned korrad nädalas, mitte teha täistrenni nendes, et jalad harjuda saaks, sest see muudab seda jalalihaste aktiivsust ja toimimist ikkagi väga palju. Et võite avastada endal mõned tallalihased, mille olemasolust te kunagi ei olnud teadlikud. Vibramite kohta on hästi palju uuringuid ja müüte ja mõned väidavad, et nad ravivad igasuguseid jalavigastusi, teised väidavad, et nad ennetavad jalavigastusi. Et sellega ongi nii, et kindlasti võib proovida ja jalalabavalude puhul on siis see, et tekib küsimus, võib-olla on liiga kiiresti üle mindud sellele jalanõule ja siis järsku hakata hästi palju sellist barefooti tegema, siis kindlasti võib seal jalalabas miski ülekoormusesse minna. Et seda
kindlasti tasub niiviisi mõistusega võtta, et kohe alguses mitte hullu panna ja natukene doseerida seda nende kandmist. Tähtis, kui hea treening on taastumine, sest tegelikult areng toimubki taastudes. Ja eriti käib siis vibramite kohta, et eriti kui alustada, siis nagu ma ütlesin, tõenäoliselt tekib veidi rohkem lihaspingeid ja kõige lihtsam on alguses proovida ikkagi ise nendega hakkama saada, kas siis rullides, siin mul on niisugune Black Rolli väike kerge rull, või siis massaažipallidega, ogapallidega seda jalga ikkagi hooldada, et ta selleks koormuseks võimalikult hästi valmis oleks. Sest tõesti, kui selline pidev ülekoormus akumuleerub, siis võivad tekkida kõõluse probleemid ja kõik muu. Aga ongi väga tähtis koormuse mõistlik tõstmine ja loomulikult vastav õige ja piisav lihashooldus. Kui ma siin neid oma 400 trenni jalanõusid analüüsin, siis mina märkasin, et minul on siit nagu natukene kandade juurest kulunud ja seetõttu ka ostan endale uued vibramid, mis on siit natukene rohkem kaitstud. Ja sellepärast ma valisingi endale siis KSO-d, kus siin on veel niisugune täitsa tugev tallaosa, nii et ma loodan, et need võiks veelgi kauem vastu pidada. Selle jalga saamisel on oma tehnika, tuleb lihtsalt varbad siin sees laiali ajada. Alguses võib-olla peab ükshaaval neid sisse ajama, aga lõpuks varbad lähevad nii osavaks, et saab vähemalt sama kiiresti jalga kui tavaliselt osta. Varbad kokku ja varbad laiali. Ongi jalas. Juba proovisin jalga, väga hästi istus ja siis väga huvitav asi, mis ma leidsin, kuna praegu on väga popp CrossFit ja väga paljude CrossFiteritega ma suhtlen ja seal on ikkagi teemaks on õiged jalanõud ja hea varustus, siis vaatan, et Vibramil on ka nende jaoks niisugune huvitav mudel, mis sellel V-Trainil on ka niisugune vähe teistsugune tald, et kui muidu need tallad võib olla väga niisugust kohutavat keerutamist ja köit ei armasta, siis sellel on spetsiaalselt sellele mõeldud, et just siin kusjuures nende raskuskeskme kohtadel on siin spetsiaalse kujuga siis keeruosad ja siis siin sees on niisugune spetsiaalne rope tractioni siis nagu köie haakumise osa ja niisugune vähe tugevam tald kui teised, kui ka natukene niisugust maastikul midagi tegema peaks. Et see siis niisugune rohkem toestavam, mida siis mõned tahavad just tõstmisel. Et just siis nagu tõstmistrenn suurte raskustega, kes siis teeb jõutõmbeid, kükke, rinnale võtte. Et paljud leiavad, et selline toestatud jalanõu annab neile powerit juurde. Ise ma tõstetrennides ikkagi jään just selle minimalistliku juurde, et mitte päris paljajalu, aga just vibramitega. Ja huvitav asi on ka see, et just ühes tõstetrennis jäid mu vibramid maha ja tegin sokkides trenni ja kuigi see vibram on nii õhukese tallaga asi, ma suutsin ikkagi 10 seeriaga suutsin oma tallal mingi koha nii ära ärritada, et 3 päeva lonkasin. Nii et seda võib soovitada ikkagi ka täitsa neile, kes muidu paljajalu tahaks treenida, lihtsalt tahavad oma jalgu natuke kaitsta.